Tere tulemast! Lugu on nii, et me täna sammume nagu juba ette kirjutatud loomingu radadel ja sellega me kohtume siis meie lauluisaga Roman Toiga. Ja ma küsiksin sinu käest, Roman, kohe, et kas sa veel mäletad, kui sa lõid neid helindeid, mida Charles Skipper meile mängis? See oli aasta 78 Metro Caravani raames. Ta ei kartnud mängida neid madalaid juhttoone. Lugu oli nii, et meil oli üks Tallinn paviljoni lavastus, millest me rohkem ei räägi. Ja Roman tuli sinna kohe kahe käega appi ja lõi selle jaoks mitmesugust muusikat, ka iluvõimlejate jaoks, mida te just kuulsite. Selle võimlejate muusikaga, Andres, oli mul võib-olla kõige rohkem probleem. Sellepärast, et me rääkisime iluvõimlejatest ja ma pidin kirjutama muusika niiviisi, et inimesed ei hakkaks mitte kuulama, mida klaver mängib, vaid kuidas tüdrukud ilusasti võimlevad. Ja enne kui üldse meie programm, meie eestava peale algas, sa andsid mulle sellise noodi, et mida ma ei peaksin sellega tegema. Tänan. See on ilusa mälestuste sarja üks lugu, mida Charles Olepai tule mängi mulle. Ma ütlen selle laulu fraasid ette ja sina siis mängi see fraas tagant järele peale. Ja ütleme niiviisi, paneme selle tänase rõõmsa kokkusaamise kas või motiiviks. Jõulutaat, kas sa seda juba tead? Ja meie lastel huvi uued jutud laulud suus. Pea on jõulutukse ees. Ei tea, kas tuleb jõulumees. Charles on ikka haruldane noodist mängija. Aitäh. Roman, kuna juttu on loomingust, mina leian, et sinu raamat Kaunimad laulud pühendan sul on ka üks omamoodi loominguline samm mitmest küljest sellest kujundist ja ma isegi mõtlen, kuidas oli võimalik sinul kirjastada seda või vastakirjastada, kui all on kirjutatud Toronto mõttekriips Viljandi 2007. Milles sinu küsimus? Kuidas selline raamat sai teos? See trükiti Eesti maha. Ja Viljandis oli mul üks kena Sakala toimetaja, tema nimi, ütlen varsti, tema hoolitses, oli korrektor, selle raamatu korrektor, sest minu eesti keel on muidugi Toronto eestlaste eesti keel. Ja tema aitas mul tõlkida mõningaid mõtteid tagasi kodu eesti keelde. Ja Tiina Sarv, jah, aitäh. Aitäh, Hans. Ja Tiina Sarv oli, kes mul selle raamatu tegelikult tõlki toimetas ja ka selle keele küsimus mitte üksipäini, vaid räägi lähemalt. Valjemalt ka. Ma olen harjunud laulupeoles rääkima. Et see raamat, nii nagu me teda vaatame, see ei ole mitte minu raamat, vaid see on aitäh kõikidele kooridele,
kellega mul on olnud õnn elus muusikat teha, eriti Eesti muusika. Igatahes mina olen sellest vaimustatud ja mulle eriti meeldib just see loominguline protsess, milles ma ei näe mitte traditsioonilisi peatükke, vaid selliseid osi, mis on nii mõnus lugeda. Hakkad kas või keskelt või tahad otsast peale. Ei no täna me ei jõua seda läbi lugeda. Hea küll, me paneme siis raamatu kõrvale ja loodame, et siis suudame kõik hiljem seda lugeda. Aga nüüd me oleme loomulikult huvitatud sinu kujunemisest kui muusik ja helilooja. Ja see on peamiselt ikka siin raamatus, et ma tean, et sinu elus teatud heliloojad, nagu Tuutur Vettik, Richard Ritsing, mängisid suurt osa. Juba sellega, et ma laulsin nende koorides. Ja samuti Alfred Karindi. Kas sa tead, ma olin selle Karindi kantaadi esiettekandel aitasin kaasa Tallinna meestelaulu seltsis, kui see oli Tallinnas, kui sakslased olid juba Eestis sees, oli Eesti ettekandel. Rändavad veed oli selle asja nimi, me oleme meeskoorikat montasin ühe osa, kindlasti ka ettekandel. Seda see laul valmis Karindil ebasündsal ajal venelased Punaarmee tuli sisse ja selle laulu mõte kui selline keelati ettekande mõttes ära, aga sakslased ei teinud sellest numbrit ja Saksa esimesel okupatsiooni aastal me tegime seda suure rõõmu ja armastusega Estonia kontsertsaalis. Rändavad veed. Ma läheks tagasi Tuutur Vettiku ja Richard Ritsingu juurde siiski. See on üks huvitav lugu, et kas mõlemad olid vist kõvad suitsumehed, kas see on nii? No Vestholmi koolis on see suitsetamine absoluutselt keelatud ja välja arvatud ühel inimesega. Nüüd ma kujutan, et te arvate välja, kes see oli. Tuutur. Ja temal oli omaette toba selleks koolihoones märgatud, kus tema võiks oma suitsu põlema panna. Aga tema andis mulle võimaluse ka koori orkestrit juhatada ja seal võib-olla oma esimesed käega viipimised ära õppisin. Sest kui sõda mööda sai, siis ma sain konservatooriumi dirigenti klassis oli sakslaste ajal. Venelaste ajal muidugi mu kadunud isa oli asjalik rahulik lina eksportöör. Teie arvatavasti olete ka Iiri linased riided, Kenu riided kandnud. Eesti lina oli seal kõvasti sees, laevade viisi. Ja kui venelased tulid, siis muidugi minu isa sisse arvatud, nad tegid ju Eesti rahva täitsa röövsid paljast kõige kitsamaks mõttes, selles mõttes, et ruumi enam üle ei jäänud. Ja me pidime hakkama üleöö otsima, kus me oma homse päeva leiva teenime. Meie õnneks, minu perekonna õnneks oli see, et me ei jäänud oma kodulinna Viljandisse ootama paremaid päev, vaid kadusime Viljandist ära. Vennas läks kuskile sinna ühe ehituse juurde Keilasse, mina sain ühe liinivabriku palga rehkendajaks ja isa lõpuks tõmmati mingisuguse vilja kokkuvõtmise juurde viljatundjaks. Olime Viljandist kadunud ja selle tõttu ma mängin praegu võib-olla vale kaarti. Juhtus, et meist venelast otsisid neid taga, aga ei leidnud üles. Ja tulemus oli siis see, et me elasime ilusasti kuni sakslaste tulekuni välja. Aga Vene ajal juhtus niisugune asi, ma olin liinivabrik, mis on Koplis, üsna Harku järve ääres. Ja sealt oli Manilma mitu kilomeetrit. Me elasime Tallinnas Kreutzwaldi ja Feldmani nurga peal, kui te mäletate seda kohta.
tare majas. Isa oli ostnud meile pulmakingiks pisikese korteri ja sellel oli tohutu pluss. Tema oli just 10 ruutmeetrit vähem, kui Punaarmee seadused välja andsid, milliste suurustega maju ja korterid tuleb. Kuidas see sõna oli? Jah. Ei, võetakse sul lihtsalt ära. Võõrandada, jah, see oli venelastel on palju jäledam, halvemini kõlav sõna. Ja niiviisi juhtuski, et meil jäi see korter seal Gonsiori tänaval alles ja sellest sai meie perekonna kodu õige raskeks ajaks, kui kuni sakslased sisse tulid. Ja ma kargan kohe nüüd sakslaste juurde. Vene ajal oli olnud ringhäälingus üks suur inimeste puistamine. Oli sealt viidud ära neid bolševikidele poliitiliselt ebasobivaid inimesi ja ka siis, kui nad sakslased jõudsid juba Tallinnasse ja Eesti punased tikkusid Venemaale minema, siis ringhäälingu päevauudiste osakonnast olid kah inimesi ära läinud. Ja nii ma sain ühe oma tudengiaegse sõbraga, las ma raiskan teie aega natukene, 1937, 8 ja 9. Need olid need ajad, kus meil oli Eesti sisepoliitiliselt kõva üksteise hõõrumine. Ühes servas oli Konstantin Päts ja teises servas oli Jaan Tõnisson. Ja need inimesed olid sisepoliitiliselt üksteise suhtes natuke rohkem ainulikud kui tarvilikud. Ja tulemuseks oli, et Eesti üliõpilasseltsid astusid ülikooli edustusest välja ja asutasid omaette üliõpilasedustuse. Ja ma olin sel ajal edustuse sekretär ja ma tundsin, et poisid, et see asi ei ole normaalne. Kutsusin kokku kõikide seltside ja korporatsioonide juhatused, istusime rahulikult maha ilma potti õlleta. Me arutasime, mida nüüd selle Eesti haritud ühiskonna lõhki löönud situatsiooniga peale hakata. Ja nad andsid mulle volituse minna president Pätsu juurde paluma, et see ülikoolide seadus, mis selle pahanduse oli tekitanud, et selle ülikooli seaduse peaks Päts natukene järele anda nii, et seltsid saaksid jälle tulla ülikooli ühiskonda tagasi. Ja ma käisin Pätsu jutul. Aga Pätsu jutul nüüd ei lastud, ma sain tema sekretäriga kokku. Rääkisin temale oma jutu ära. Tema ütles ära, kui ma ütlesin, ma räägin vanaharrale selle loo ette ja tuli minuti pärast tagasi ja ütles niiviisi, et Konstantin Päts ütles mulle ja palus sulle edasi ütelda viidartuse see sõna. Kõik need asjad annavad rääkida. Ja ega mul rohkem karte vaja ei olnud. Ma läksin suure rõõmuga Tartusse tagasi kõikidega, kellega olin koos olnud. Ütlesin, et ülehomme, või mitte ülehomme, siis järgmine kuu teema võetakse uuesti kõige olulisemas instantsis vaatuse alla. Aga see päev ei saabunud, sest 17. juunil tuli Punaarmee üle Eesti piiri Eestimaal. Ja rohkema nendest kahest toredast inimesest minul on Pätsust väga hea mälestus, kui ühiskond teaduse professorist õigusteaduskonnas ja väga hea mälestus ka Pätsust, keda ma kohtasin siis, kui oli 38. aastal suur presidendi tervitamine Tartu Ülikooli poolt. Ja terve üliõpilaskond, seal oli mitu tuhat, olime ringis seal koos ja käisime Pätsu tervitamas. Aga ise muretsesime ka, et need praod, mis oli tekkinud, ei olnud tingimata
vajalikud ei õiguse teaduskonnas, veel vähem arsti teaduskonnas. Et kuidas seda praegu lõhevaks väiksemaks viia ja tegime oma sõbralikud sammud, aga poliitiline maailma olukord ei lasknud nendel sammudel asjalikke järgmisi sammusid astuda. Aga luba minul katsuda sind viia kuidagi ühendusse Tallinna Ringhäälinguga. Nüüd juttu oli sinu dirigeerimisest Tuudu Vettiku loal, tema suitsupausi aja eriti. Andaks, kui sa mu raamatut loeksid, seal on sellest juttu. Ja seal ma ütlen niiviisi, et Vettik tahtis teha kooli orkestri proovil suitsupausi. Ja siin on starti keppimine kätte. Täpselt, jah. Aga pärast õpetas, mis oli. Sul oli Tallinna Ringhäälingu juures mitte ainult üks, vaid mitu momenti, kus sa juhatasid päris häid laulijaid, ansamblit. Ja ma tahaks kuidagi neid täna suunata sinnapoole. Aitäh, Andres, ma võtan su mõtte saavadust kõvasti kinni. Ma olin selle Pätsu ja Tõnissoni Rao kitsamaks surumise protsessis saanud tuttavaks paljude tudengid, kaastudengitega, kes ei olnud ei seltsis ega olnud korporatsioonis. Ja üks nendest ootamatult Vene ajal toodi Ringhäälingusse kirjanduse osakonda. Tema oli kirjandusteadlane. Meie kaaselanik siin Toronto linnas kaua aastaid, tema nimi oli Juhan Andre. Mitte näitleja Andre, vaid Juhan Andre. Väga kõrgesti ja kõvasti haritud inimene. Ja ma sain temaga kokku üks kord Tallinnas ja ta küsib, mis sa teed. Ma ütlen, ma räägin palka välja, meil on 120 inimest tööl seal. Ja kas sa tahad Ringhäälingust tulla? Meil on seal praegu spordiuudiste korjelja koht vabaks saanud. Ja see sai vabaks sellepärast, et arvata ühel väga kuulsa spordiuudiste korjeljal oli olnud poliitiliselt natuke liiga palju ebasobivat kaldumist vankrate jaoks. Ja seal oli 2 tühja kohta. Ja mina ütlesin, et ma olen ka kapitalist, et ma vähemalt kapitalismi võsu, et kas ma üldse Ringhäälingusse tänapäeval sobin ja ta jätas see minu valeks. Ja hiljem, aga hiljem ta helistas, tule Ringhäälingusse ja räägime tõsisemalt. Ja nii ma olin Vene aja lõpul, ma käisin jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli mängudel, olgu nais- ja meeskonnad, käisin väravad lugemas ja viisin, ja nad olid minuga väga rahu Ringhäälingusse, sellepärast kui mängud olid õhtu kella 10-st kella 12-ni ja ma läksin otse Ringhäälingusse ja viisin tulemused kohe päevuudsele osakonda, nemad said kella 6 päevuudsed kohe lugeda. Need ilmusid olid kell 10:11. Aga kusagil tekkis üks hüpe, kus sinus kui spordiuudiste korjaja edastaja, vaid sinust muusikaosakonna kas juhataja. No sel ajal, kui ma neid korve ja palju lugesin, sel ajal ma käisin tagasi konservatooriumis. Ja kui venelased õnneks Eestimaas välja löödi sakslaste poolt, mille pärast meie olime sakslased esimesed 2-3 nädalat väga rõõmsad. Aga siis, kui need, mida me kutsusime neid natsimärke kandvaid, nendel oli üks eestikeelne nimi, kes mäletab. Need partei esindajad, natsipartei esindajad. Kui need jõudsid Eestimaale ja võtsid sõjaväegast asjaajamise üle, siis selgus niiviisi, nagu ma olen tänapäeval, kui te minu käest küsite,
what's the bloody difference of Nazis and communists, ma ütlen, et the difference on ainult, et kuidas nad sind surmasid. Kui venelased kasutasid, kui sakslane kasutas želetti su kõri võitamiseks, ja siis venelased kasutasid nõri saagi. Ja see on ainult difference. Ja selle murde pealt ma sain päevavist osakond, muusikaosakonda ja sealt saadiga olen ma tänapäevani muusikaga tegelen, kuigi vahepeal ma olin väga õnnelik abrikant. Nüüd meie märk oleme siin tähele pannud, et meie avalehel siin paikneb üks väga ilus nimi, Leelia. Leelia, jah. Ja siin ma usun, et seesama Leelia on siin meiega koos. Ja loomulikult, me saame kõik aru, et tegemist on laste ooperitega. Las ma räägin sulle. Jaa. Meie hakkasime teise kirjanikuga kirjandusosakonnas Paul Härmaga arutame, et nii saksa kui vene süsteem on Eesti ühiskonnale võõras ja vale. Ja arutasime, kuidas seda valet Eesti ühiskonnale nii märgata anda, et me saame sellest mitte ainult aru, vaid oskame selle kohta isegi näpuga näidata. Ja tema oli hea kirjutuse mees ja me kahe peale kirjutasime 3 laste ooperit, 2 tükki jõuludeks ja 1 enam-vähem pool aastat enne, kui me Eestimaalt ära tulime, kus Leelia Keeg oli ametis. Need laste ooperid olid ehitatud tegelikult jõulude ja kevade rõõmule kevade tulemise üle. Aga samal ajal selle jõuluvana tulemist takistasid 2 onu, kelle nimed olid Prips ja Praks. Üks oli Vardo Holm, ringhäälingu muusikaosakonna juhataja ja teine oli Andres Pirk, teine muusikaosakonna juhataja. Mina olin väike pisikene figuur seal heliplaati korras. Ja Priks ja Praks olid need inimesed, kes takistasid jõuluvanal Eesti lastele korralike jõulukinkide toomise ära. Igasuste vigurite ja pahandustega. Need 2 läksid väga ilusti mehele ja siis me tuldsime, et teeme nüüd Härmaga, et teeme nüüd midagi niisugused, et kõik see jama, mida see sõda Eesti ühiskonnale toonud, et see varem ja hiljem peab lõpp. Ja siis me tulime selle kevade mõtte juurde ja siis me kirjutasime ja sellele andis Olav Roots mulle terve sümfooniaorkestri, ringhäälingu sümfooniaorkestri. Estoniast lubati meil palgata näitlejad rääkima ja päris laulja nagu Ott Raukas, kes laulis jõuluvanaga, see teinud, et süda sulas sisse, kui me veel seda nime mäletan. Aga sul oli selle jaoks lapsi ka vaja, kas ei olnud? Vähemalt koolijahlisi. Ilus mõte. Ja siis seal meil oli üks tore noorte tüdrukute kool, Härmalt sinna sisse toodud ja siis me hakkame otsima, et kus me saaksime noorte inimeste kooli. Ja nõnda ma pöördusin ühe oma klassikaaslase poole, kellega ma olin Oreli klassis tuttavaks saanud, kes oli lauluõpetaja ja palusin, et anna mulle 6 toredat tüdrukut, noort tüdrukut, kes selle lastekooli laulu teeks. Tema andis. Kus on ühe kohale või? Üks on veel. Üks on veel. Ja sa lubasid meile rääkida paar sõna sellest ehmatusest seal ringhäälingus ja laulmisest ka. Kõigepealt ma tänaksin, et sa mind siia täna kutsusid. Meid ei ole nendest lauljatest peale minu ja ühed teised
vanema daami, kedagi enam järele jäänud. Osa meist on surnud ja teised 2 küüditasid venelased 41. aastal Siberisse. Roman tuletab meelde seda huvitavat aega, kui meie olime 4 või 15 aastased ja tema, meie lauluõpetaja Preili Salme Krulli kaudu kutsus meid, 6 tüdrukut, laulma laste ooperisse. Te võite arvata, et 14-aastastel tüdrukutel oli see päris suur elamus. Olgugi, et meie olime varem laulnud Riigiringhäälingus, seda tehes inglise keeles ja saates ingliskeelseid kooliraadiosaateid oma kooli sõpruskoolile Inglismaale. Aga seekord me saime laulda koos Ott Raukasega ja veel tõurusva suuruse Roman Toi juhtimisega. See oli niisugune eriline au ja tähendus meile 6 tüdrukule, et kui me siis veel kord läksime sinna Riigiringhäälingu saali, mis oli hall ja kõlakindel, kas sa mäletad, siis põlved värisesid, eriti kui selgeks sai, et üks oli Ott Raukas ja teine oli proua Anni Toi, keda me olime kõik Estonia laval näinud Estonia koolis. Ma arvan isegi Carmenis osalisena tookord ja. Ja seal oli Roman Toi, kes oli noor ja väga hea välimusega. Loomulikult just ja loomulikult meie olime täiesti huvitatud sellest laulmisest ja nüüd ma siis annan Romani kätte selle jutu. Sa räägi, mis sa meiega seal tegid. Need toredad koolitüdrukud olid muidugi pisut kohkunud, sest atmosfäär oli erinev sellest, mida siiamaani elus oli nähtud. Aga nad olid väga julged ja laulsid tegid oma ülesanded väga tipp-topp. Ja selleks kulduvännukas kevade võit oli Olav Roots andnud mulle terve Ringhäälingu sümfooniaorkestri. Ja me tegid väga hea töös ja nad passisid mind ka hästi peale, sest Roots oli neile õpetanud hästi takti pulgakirjale pillimängida. Ja seal me siin laulsime need laulud ära ja kõik olid väga rõõmsad. Ja seda rõõmu, mida sa tol korral seal tundsid, seda rõõmu ma tahaksin täna ära kasutada ka siin, et kõik, kes te olete minu käe all Eesti koorides väljamaal laulnud, te mäletate, et see laulmine oli alati üks rõõmus tegevus. Isamaalikult väga ülesande lähedane, aga südame tunde poolelt rõõmus. Ja sina, Liidia, lubasid meile laulda isegi ühe laulu, mida teie oma grupiga seal sümfooniaorkestri saate. Nüüd on niisugune olukord, et Roman palub, et ma teile laulaksin midagi sellest, mida meie tookord laulsime Ringhäälingus. Aga nüüd mõtleme sellele, et ma olin siis 14 ja mul oli päris viisakas keskmise häälega sopran. No sa vahepeal oled harinud. Nüüd ma olen 70 aastat hiljem istun siin ja Roman ütleb, laula. Sul ei ole isegi seda downbeat'i mulle praegu anda. Mul ei ole saadet, mul ei ole nooti. Aga mis juhtus nende nootidega? Need põlesid, Roman. Ja kõik need ooperid, mida me kirjutasime seal, kui Estonia puruks pommitati, põlesid. Nii et neid muusikapalasid ei ole. Härra Kipper kahjuks ei saa mind aidata. Nüüd ma mõtlen, et ma umbes tean, missuguse tooni ma võtan ja mul on
paar väikest laulukest meeles. Sinu ema osa oli väga hea, retsitatiiv. Mida ette arvan, nüüd ma tean, jõudu vägivalda kasutama pean, hävitan ma talvetaadi võimu, ajan minema ta võimu. Tütred mu väikesed, sinisil päikesed, piigad nii kaunid ja head, jooske kui tuulehoog, veerge kui vettevoog, matk teil siis tehtud on pea, te läbige aasu ja nurmi, kui kohtate südamid kurbi, neile taas andke head teade, et oodatud kevade peatselt siit minema kiivutab talve. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ma loodan, et see teen kratskursiga. Teen kratskursi, ma annan sulle muusika. Tänan. Ja kui sa tahad. Teine laul, mäletad veel? Ja on, aga väga seda peate vabandama, kui segamini läheb. Mina õnneks ei tunne lambipalavikku ja siin on mul nii palju tuttavaid nägusid, et kui ma nüüd segamini ajan ja piuksuma hakkan, ärge hakake naerma. Kevad piigad, naerunäod, punapõsksed laulukäod, tehkem ring ja üheskoos, laulu löögem, tantskem hoos, hiilgab punab meie palg, kergelt hüpleb, käksleb jalg, murestega kurbuses meil midagi ei tea, nooruse aeg on õnnelik ja hea. Ooja kalval heinamaal, meil on uhke tantsusaal, puude okstel linnukoor, taevas hiirgab päike noor, hiilgab punab meie palg, kergelt hüpleb, käksleb jalg, murestega kurbuses meil midagi ei tea, nooruse aeg on õnnelik ja hea. Bravo. Absoluutselt. Ikka nii. Suur tänu. See oli kõik sinu loomingulava 70 aastat tagasi. Ja üks laul, mida te kõik tunnete, mis on olnud Toronto Eesti meeskoori lemmikpala on Valgeid lumehelbeid. Tuletan sellest rahvast. Oi. Aabo Krusi. Meil on kedagi siin, kes... Meil meeskoori ei ole. Meeskoori. Meeskoori esimees, koorijuht ja hinnatud bassilaulja. Ja tänase õhtuseks ma natukene mõtisklesin selle peale ja ma kirjutasin duetti versiooni sellest laulust, kus on nii mõnda huvitavat ka kuulda ja... Kas seda laulsid originaalselt see tütarlaste koor või? Ei, seda ei laulnud. Sest ma kujutasin ette, kui seda oleks laulnud tütarlaste koor, siis see meenutab lasteaia jõulukuud, kus kõik lastekari laulab Taasa jõul. No, me oleme nüüd siis 20. Ja küll See tasa mulle väga meeldis. This one's for you. See on nüüd esiettekanne. jah, selles versioonis. ei tea, kui tasa see laul ostab.
raadios tuli see laul. Ja Punaarmee lennukid pommitasid samal ajal Tallinna. Kuidas see südamesse lõi. Ja meie ei olnud sõjas, ei ega sakslas. Meie maad kasutati lihtsalt omavahel tülitsemiseks ära ja meie inimesi ka. Sinu kord võttes. Tänan ja ma tooksin ja viiksin teie tähelepanu Kavalehe 3. leheküljele. Ja seal me näeme ühte väga omapärast koori. Ma ei julge ütelda, kas see võiks olla, Roman, sinu esimene koor või sinu esimene segakoor? Peaaegu, jah. Jah. Ja see oli... See rahvas, kes siin pildi peal on Estonia teatri, ooperi solistid ja lauljad Torni linnas Visla äärest Poolamaa. Kui me põgenesime Eestimaalt Punaarmee ees ja seal selles eesti keelt rääkivas raadios asutasime orkestri, mida juhatas Endel Kara ja mind paluti kokku panna koor, pühaldavad mulle Estonia koori tippsolistid seal kõik koos. Ja terve Heli 4, kes mäletab seda sõna Heli 4, oli seal nendeks mulle kaasas. Ja seal ma sain siis esimese, kuidas öeldakse, esimesed vitsad. Tuleristsed, tänan. Ja koori juhtimise küsimuses. Ja sealt saadik ei ole jumala abiga, ma pidan täna palju tagasi vaatama. Ja see on minu meelest üks kõige põnevam lugu. Kui mõtled sellele, et seal olite okupeeritud Poolas, Turin või Torni linnas. Ja ma usun, see Tallinna Ringhääling, mis oli see saksakeelne versioon või nimetus? Landessenner Reeva. Ja kui kaua see kestis seal Poolas vähemalt? Kuule, see kestis nii kaua, kui Punaarmee sisse tuli sinna Poolamaale. Ja see põgenemine Vene armee eest Poolamaal võib-olla oli palju keerulisem ja ohtlikum kui Eestimaalt lahkumine Vartelandiga, kuhu meil oli luba peale. Kuna Ringhääling kutsus, et kui tahate meiega kaasa Sakramaale tulla, me lööme eestikeelse raadiosaatejaama jälle käima, kes tuleb, tulge kaasa ja sinna tuli umbes 40 inimest kaasa sellest koosseisust. Kuidas sa sattusid esimesse põgenikelaagri? Kas oli Altenstadt? Põgenikelaagri, kes on Saksamaal olnud? No nii, te teate väga hästi, et ameeriklased tulid ja inglased samuti vaatasid, et põgenikude elukäik oli kuidagi kummaline, et nendel on vaja Punase Risti abi ja nad tõid suure töö ja vaevaga tõid siis terve oma abistamise organisatsiooni Saksamaale, nii Põhja-Saksamaale kui Lõuna-Saksamaale, kus mina olin. Ja ma kuulsin eemalt kaugelt, et kuskil asutatakse põgenikelaagri. Aga kus ja kes selle kohta oli olnud päris selge ja veel ilusa päeval jäi ühe ilusa metsavahe maja, kes ei juures, kus meil oli Antsu ja Kalki tuba, jäi sinna auto seisma, tuli džiip muidugi ja tuli välja üks tore inimene, keda ma hästi tulsin, kolonel Elias Kasa. Ja tema ütles niiviisi, et ma tulen ühest Eesti laagrist, mis seal ja seal on ja meie otsime omale koorijuhti, kas sa tuled. Ja niisama lihtsalt käis sinna laagrisse minek. Lõpuks jõudsime sinna ja tegime seal laagris väga ilusalt. Isegi esimese eestikeelse laulupeo pühasime selle laagri. Laager ise ei olnud laager, vaid oli Saksa sõjaväe jaoks ehitatud
kaitseparaki, õhukaitseväe. Võimas värk. Te nägite isegi sellest siin pildil. Ja niiviisi me tegime väga ilusat tööd, eesti keel hakkas kõlama siin ja seal ja ei keelatud meil tema rääkimine mitte ära nii nagu Vene ajal Eestimaal ja nii edasi. Ja järsku tekkis sinna üks kena mees, keda teie nüüd Torontost kõik kindlasti tunnete, Emil Eerne. Ja hilisem Los Angelesi õpetaja Rein Negu. Tule nüüd Keislingini, et meil on seal meeskool ja me kutsume sinna koorijuhiks. Ma läksin sinna mitte esimese koorijuhina, vaid selle koorijuht oli olnud juba meile väga tuntud inimene August Tiidaspea, Ennu isa. Ennu isa oli väga hea vioolamängija, kellega me olime juba Eesti teatris palju koos ilusat muusikat teinud. Ja millegipärast nad tundsid, et soovisid, et toome selle raadio kaudu tuttavaks saanud inimese Keislingini ja seal ma olin siis kõik need 4 aastat ja seal me käisime isegi nii Stuttgarti kui Müncheni Eesti meeskooriga Eesti laulu laulmas, rääkimata siis kõikidest nendest Eesti päevadest ja laulupidudest ja Augsburgidest, millega me hakkama saime. Mul on üks oluline kommentaar praegu teha, sest selle mul meelest ära ja sobiks võib-olla meie jutuajamise lõppu. See lõpp ongi lähedal. No ja, ütleme võib-olla veel mõned minutid. 30. oktoobril toimub sinu autorikontsert. Korraldatud 2 koori poolt, laulukoori poolt, mida sa oled ka juhatanud. Nüüd mul võib-olla ei ole lubatud öelda, mida me seal laulame, aga seda me kindlasti loeme lehes nagunii enne kontserti ja see on Pea vastu. Ja mind on alati see laul kuidagi haaranud, ma tahaks ütelda võlunud, aga haaranud lihtsalt oma rahvusluse poolest. Henrik Visnapuu sõnades. Kuidas sa tulid selle laulu peale, sest see laul oli ühe laulupeo, ütleme, täht või pärl, mis säras. Säras sellepärast, et kadunud Visnapuu oli ka seal. Ja ma sain ta publiku hulgast Augsburgi laulupeol üles kutsuda, ole paimees, et tõusete püsti, et aplodeerime sulle selle luuletuse ees. See luuletus on ise nii palju inspireeriv, et ega seal palju enam muud vaja ei ole. Kuule, ma tean, et sinu eelharidus, laulupeo ja pidude ja laulupäevade dirigeerimise juures oli kui dirigent, orkestridirigent. Sa käisid vahepeal isegi, kas mitte Salzburgis, ühel olulisel kursusel. Ja tulin eluga tagasi. Nüüd, kas see on kuidagi seotud sellega, et sa olid võimeline kuidagi hankima Saksa sümfoonia orkestrante kontsertile, mida peeti nendest põgenikelaagri oludest? Ma olin Keislingini Eesti teatri koori ja orkestri juht ja kui ma olin lehest lugenud, et Juhan Aavik, üks minu väga lähedane sõber, Erik, tema poeg, üks poegadest, kirjutasin Rootsi, et ole kena professor ja saada mulle see oma esimese sümfoonia partituur. Ja sain selle partituuri. Ja kui ma selle esimese lehekülle lahti oli silmapilselt selge, et selle 25 ilusa ajaviite orkestriga, mis meil teatri juures oli, ei ole lubatud seda Aaviku muusikat mitte nöökida. Ja see julgustas mind sõitma Stuttgarti, mis oli üsna mingi lähedalt sellele Keislinginile ja ma läksin sinna
Stuttgardi filharmoonikute peakorterisse ja küsin, palju maksab, kui tulete meile ühte Eesti sümfooniat esiettekandele kandma Helsingi. Ja see hind, see kulu oli niivõrd naeruväärne, et sellest ei maksagi rääkida. Ja nad tulid. Ja me mängisime seal selle umbes 80-mehelise orkestriga selle Johanna Aviku esimese sümfoonia ette. Ja seda publik nõudis seda kordamise. Mida publik veel kordamisele nõudis, on üks teine ilus mälestus mu elus. Samale kontserdile olin ma kutsunud Müncheni ringhäälingu esimese viiuli kontsertmeistri Hubert Aumere. Ja Aumerega oli mul väikene kirjavahetus, mida küsisin, et mida sa tahaksid mängida. Need Stuttgardi poisid mängivad kõik ära, mis sa tahad. Ja tema tahtis mängida Tšaikovski. See oli väga tema hingepärane. Ja kellele Tšaikovski ei ole hingepärane. Meie elasime laagris Gelsengenis, mis oli sakslaste käest ära võetud ja võõrad rändlinnud, ilma koduta rändlinnud asemele pandud. Veerand linna oli võetud sakslaste käest ära ja pandud need võõrad eestlased sinna sisse. Meil oli palju tegemist, et kohapealsetele sakslastele seda selgeks teha. Et me ei ole mitte ameeriklaste poolt nendele kuriteo karistamiseks kaela toodud. Aga selles linnas Gelsengenis oli üks püssirohu ja relvade teha. Ja seal oli Gelsengenis oli meid umbes 5000 eestlast koos. Pestlingis oli umbes 4000 lätlast. Me käisime läbi isegi ka koolilaua. Ja selle tõttu kogu see sakslastega läbisaamine algas väga keeruliselt peale ja sinna teatriorkestrisse lubati mul siis palgata ka ühte inimest, keda seda inimest hakkasid Ameerikasse ja Austraalias ja Kanadasse emigreerunud. Järsku mul teise viiulis oli üks arvuke mängija järgi. Ja teatrijuhatus lubas mul paluta kohapealsed saklased ja need tulid rõõmuga mängida, head mängijad ka. Ühesõnaga, ma räägin siiski Eesti ühiskonna teenimisest Stuttgardi filharmooniaga. Ja sakslased kirjutasid väga hästi selle Aviku sümfoonia kohta ja ei ütelnud ühtegi kurja sõna isegi minu taktilöömise kohta. Ma lisaksin siiski, et mul oli Hubert Aumeriga oli mul tegemist. Ja mitte tema täpselt. Lõpmata kena šarmantne inimene. Aga tema oli Müncheni kuningliku ooperi kontsertmeister. Ja Stuttgardi saklased oma elus esimest korda nägid elusalt seda enne kuulmata kõrget muusikaposti. Ja tead, kui Ojaša Prohijev Fremeni, nagu see Venemaa ütleb see, tadi-tam-titi-tam-titi, see hakkab. Ja Eesti vahel tundsime seda venekeelse pealkirjaga. Roman. Ja siis tead, et Stuttgardi orkestrandid nemad ühe silmaga jälgisid takti löömist, aga teise silma ja kahe kõrvaga kuulasid Hubert Aumeri mängimist. Sina oled
võimeline olnud. Sa oled osanud rakendada elukutselisi sümfooniaorkestreid, orkestrimängijaid, mitte ainult siin linnas, vaid ka New Yorgis. Ja teen väikse hüppe üle Atlandi ookeani. Ma leian, et huvitav oleks vaadelda sinu tegevust Toronto Eesti segakooriga, eriti seoses sümfoonia orkestrite orkestrantidega, kas Rochesteris kui New Yorgis. Ja ma just juhtisin, ma arvan, teie tähelepanu jälle kavalehe viimasele leheküljele, et kuidas juhtus, et siis Toronto Eesti segakoor sattus Lincoln Centeri. No Eesti koorilaulu loomulik ülesanne oli ju meid ümbritsevale ühiskonnale tutvustada, et me oleme eestlased. Meil on see kummaline võime, et me oskame isegi kohapäälset keelt vabamalt kui mõnigi kohapäälne ise. Aga samal ajal, et me tuleme kuskilt maalt, mille asukoht isegi geograafiliselt oli teinekord mõnele kohapäälsele torontolasele kannatamusele võõras. Ja minu kooride juhatused, kõikide nende kooride juhatused, keda mul on rõõm olnud juhatada, olid sellega nõus, et meie kasutame oma maksimaalseid võimeid, et meelde tuletada, et siin on üks rahvas, kes räägib keelt, millel inglise keelega ei ole üldse mingit kontakti ja kõlab palju paremini kui inglise keel. Ma olen kuskilt lugenud, et 23. aastal olevad olnud Euroopas keelte ilude võistlus. Ja esimese koha olevat saanud itaalia keel. Milline keel sai teise koha? Eesti keel. Te olete korralikult koolis kuulamiseks rääginud. Et ja samal ajal ma olin niisuguses kummalises olukorras, kui me ehitasime Maltonisse uusi Ampere ja Tšehhi mootorilennukite vabrikuid üles. Siis minu käest kanadalast insenerid tulid minu juurde, ütlesid, kuule, meil oli veel paari inimest vaja, et kas sul on mõni eestlane teada, keda ma võiksin palgata. No enam paremat hinnangut Eesti ühiskonnale ei saagi anda kui üks inimene, kes ehitab midagi, kes loob midagi ja tunneb, et üks paar Eesti käsed oleks veel vaja. Ja seal oli paar toredat inimest, üks nüüd oli isegi laulis meeskooris. Väga tore mees. Aga et ma ei ole Eesti koorilaulu püüdnud edasi viia, arendada ja julgustada ja rõõmustada lauljad nii kui nagu kuulajaidki. Sellepärast, et eestlastel on ilus laulmine, ilus muusika, vaid selleks, et meid ümbritses ühiskond, kes nii Mässi hoolis ja mujalgi meie laulmist on kuulamas käinud, ütlevad, et need on huvitavad, võimsad inimesed. Nad laulavad Jumala võõras keeles nii ilusasti ja selgelt ja puhtalt. Ja homme hommikul tuleb tööle ja teeb inglise keeles just täpselt, mida mul vaja. Ja see on olnud üks minu teguritest või surujatest Eesti koori muusikaga tegelemisel. Ja mul on olnud väga-väga hea meel. Ja Andres tuletab mulle meelde, me käisime Toronto Eesti segakooriga. Kas on siin keegi Toronto Eesti segakoorist? Näed, tere tulemast. No vaata. Me käisime ju isegi New Yorgis ja me käisime siin ja seal käisime Torontos laias. Ja ükskord me läksime New Yorki käima ja mina palusin, et New Yorki Eesti seltskond üüriks meile Fisher Halli, mis on
väiksem saal Lincolni saali kõrval. Ja me laulsime seal ühte naiskooripala, ainult naiskoor lauleb ja naiskoor on siin peal. Andres oli siia pandud selle. Ja selleks oli mul vaja orkestrit. Ma olin seda Torontos ka orkestriga teinud, Kelpilide orkestri. Ja ma palkasin New Yorgi Symphony orkestrist 14 mängijat. Ja kas sa tead täpselt sama, mis juhtus selle Stuttgarti orkestri seal Helsingenis. Kas sa tead, need mängijad kuulasid pigemini nende ilusate Eesti tüdrukute laulmist kui minu juhatus. Aga see laul on Eestiski väga tuttav tänapäeval ja elab edasi. Ühe sõna. Ma olen väga tänulik kõikidele, kes tulid. Koolidesse Torontos ja mujalgi Eesti laulu laulma selleks, et tervele maailmale ütelda, et poisid, me oleme küll ainult eestlased ja meid ei ole jumal teab kui palju. Aga meie soovime sobida igasse tsiviliseeritud ühiskonda. See on minu eesmärk. Aitäh! Jäädel paigale. Romani looming ei piirdu mitte koorilauludele. Tema ilusad soololaul, mida kahjuks meil ei ole, ütleme, piisavalt vähemalt minu südamele, on sellise sellisel moel põimitud selle saate muusikaga, et üks nagu sulab teise. Ma arvan, oleks sobiv lõpetada tänast kohtumist sinuga, Roman. Anna mulle veel sõna. Häbi. Pärast. Ja me kutsuksime siis siin meie ette bariton Aavo Kitaski, kes esitaks meile ühe lemmikpala loodud Roman Toi poolt. Klaveril loomulikult Charles Skipper. Kui te lubate, ma lisaks siia enne seda laulu paar sõna. See laulukene on alati olnud üks lemmik laul minule ja ma tean ka Romanile. Romi, mõtleme kadunud Vaiki peale ja laulame Charlesiga, teeme selle tema mälestuseks. Naerukas
aitäh. jah, seda ei ole praegu vaja. et see õhtu üldse toime tuli, esimene süüdlane on siin. Andres Luht. Ma olen teine süüdlane. Esimene süüdlane on see pikk mees, kellega me proovisime valssi umbes tund aega tagasi ja ta istub seal. Tartu Kallisi nõukogu esimees Jaan Meri. Jaan Meri. Ja ega te ei julge ometi aplodeerimata jääda Aavole ja Charlie. Ma sooviksin nimetada, et meil on väga külm, ütleme, veinitaoline tervislik jook. Ma palun, et härrad siis avaksid selle vastavad klaasid. Väga, ütleme, Toronto linna peal kõige maitsvam kringel ja loomulikult kohvi. Ja ma oletan, et te olete valmistanud küsimusi, mida me nüüd hetkel ei esita, vaid esitame siis, kui me saame kohtume romadega veel. Ja palun. Veedi on. Tuba. Aitäh. Sa viisid mind tagasi minevikku. Ma tahan teid mõlema. Ole mind. Väga meeldiv oli sinuga üle pikkade aastate nendest kauastest möödunud aegadest ja peaaegu unustatud aegadest rääkida. Ma tänan Andrest ja sind, Rooman, eriti väga palju tänan. Jõudu tööle, laula edasi. Ma ei oska enam. Täname teid, lugupeetud publik. Aitäh. Näed sa, kas kaks jalga korraga on? Kaks jalga korraga. Lapsed, kui enne ei näe, siis järgmine kord. Just. Aitäh teile.